Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Daamid ja härrad, kas tõesti Õhkerid episood 137? Just nii, mina olen Märt Kuik ja seal on Andreas Jääger ja Andreas Jääger on selline huvitav mees. Lisaks sellele, et tal on lühem habe kui mul, weird, I know, siis on tal ka mõned kuulid, ehk nüüd hakkab Andrease bulletid. Liisel Nelis ehk siis humorist ja lavastaja, kuid samuti ka modell ning operatiivjuht AI ja tehnoloogia ettevõttes või siis veel hetkel laiema publiku jaoks tuntud kui Jan Uuspõllu värske elukaaslane, andis Anu Saagimi saates Hommikusöök Stariga palju otsekoheseid ja sässisid vastuseid. Küsimusele, et millega Jan Liiseli ära võlus, vastas särtsakas naine, et Jan võlus ta intelligentsi ja suure munniga. Jah, kuulsite õigesti, intelligentsiga. Veidi hiljem uuris Anu Liiselit raha kohta, sest et Janil on rahaga olnud veits keerulised ajad. Kuidas on Liiseliga lood? Kas ta jaksab Janni üleval pidada? Vahemärkusena ütlen, et väga laheda iroonia ja progressiivsuse küsimus Anu Saagimi poolt. Vahva Liisel vastas, et tal pappi on ja et ta hoolitseb Jaanikese eest, et ta hoolitseb Jannikese eest rikkuses ja vaesuses. Liiseli ema instinkt keris täiesti lahti Jannikese peale. Ei ole lisada muud, kui et Jan on võitnud jackpoti ja elu on mehel lõpuks nagu flower. Aga mis me siit kaasa võiksime võtta? No, eks ikka seda, et kui su nimi on Jan Friedrich Uuspõld, siis piisab sellest, kui sul on suur munn, kamaluga intelligentsi, kuid samas võid olla paljas kui püksinööp. Sinu eest tahetakse ikka ja alati hoolitseda. See on väga armas, mulle meeldivad sellised teravad vastused, see on väga tore, aga taaskord on leidnud tõestust see, et peavoolumeedia alati valetab, et me kõik teame, et Jan Uuspõld on teinud isegi saadet Jan E. Uuspõld show, et näed, tegelikult sa ütlesid Friedrich, aga Friedrich jälge E-tähega, nii et pekkis. See on äkki nad panid ise valesti seal selles mõttes, et nad vaatasid, et see on nagu E, aga tegelikult, et see üks kriips oli alt puudu. Terve bränding oli saatel. Jan F. Uuspõld, jah. Tegelikult, kuule, aga see on F, mitte E, ütleb, ole vait, meil on saad, vaata, see oli aastaid tagasi ka, siis oli natuke raskem. Meil on kõik logod asjad valmis, ole vait, see on Jan E. Uuspõld. See oli kõik Raivo E. Tamme ja Urmas E. Liivi pärast, ma arvan. Et ta on nüüd suhtu seda F-i vastu võtta. Et nad oleks nagu gängis. Just. Aga rääkides gängist, siis 185 päeva enne, kui gängmeister jõulumees tuleb, siis otsustas abielluda 51-aastane kasiinomiljonär ja elus inimene Marek Nõmmik ja 33-ne Eesti esitšellist ja päikesekreemi vastane Silvia Ilves. Pulm tagasihoidlik, nagu Eesti pulm ikka, mille üldmaksumuseks hinnatakse umbes veerand miljonit eurot, siia-sinna. Enamik väljaandeid läks aga teemaga päris lolliks ja nimetas seda vapsi 100 peoks. Kuid see vist polnud päris nende süü, sest et nii kutsusid seda ka abiellujad ise. Loodetavasti oli see selline keelpõses pealkiri. Muide, Katrin Lust vorpis lausa saates 100 pulm, mis oli 29.06 ka Kanal 2 eetris. Aga mängime sellega, kui tõepoolest 100 pidu ja 100 pulm ei olnud naljana mõeldud. No, võiks ju öelda, et 100 pidu või 100 pulm on miski, mis on seotud päriselt oluliste inimestega. Aga mitte Eestis. Siin meil ju ei ole ei kuningaid, ega printsess, ega hertsogeid. Meil on Marek. Yep. Of all people. Marek Nõmmik. Really? That guy? Okei, nali naljaks, tissid paljaks, aga saan aru, et Silvia Ilvese tuntuses ei kahtle arvatavasti keegi. Tegu on kuulsa tegelasega. Aga 100 pidu? Teistpidis arvestades, kuidas see nimetus mulle ja paljudele teistele närvidele käib, siis ilmselgelt on geniaalne marketing. Siiski vaatamata kõigile soovin värsketele abikaasadele pikka ja armastust täis abielu ning ise oman ka kerget lootust, aga kerget. Et Marek enda eelmistest kooseludest saadud 5 last unarusse ei jäta ja kostitab neid samasuguse helduse ja priiskamisega nagu enda pulmakülalisi ja pruuti. Jah, 100 pulm, kunagi ei suhtunud sellesse väga tõsiselt, et ta 100 pulm või 100 pidu on relax.
Küll aga ma nägin, et Threadsis oli üks pilt, mis oli tehtud, kuidas nad istuvad nende kõrgete toolide peal seal ja siis oli kommentaar seal juures, et raha, et see on tõestus, et raha eest maitset ei osta. Ja vaadates pilte veel, siis nagu ma nagu selles mõttes nagu kippusin natukene nagu nõustuma, sest et minu jaoks tundus see natukene forseeritud ja ma ütleks maitselage, aga mõni inimene ütleb seda ka minu riietuse kohta, on ju. Et eks see niimoodi on, et lõppkokkuvõttes, kui sa pead pulma, siis seda pulma pead sa endale, on ju, ja peaasi, et sul endal tore on, aga küsimus on selles, et kui palju seda peeti endale. Ja selles mõttes on ka nagu kõrvaltvaatajana ja sellele, mis nagu meil näidatakse, siis ma nagu ei näe keemiat tegelikult nende kahe inimese vahel, kui päris aus olla, ja samuti, kui ma vaatasin seda Sajandi pulm saadet Katri Losti oma, siis ma ei näinud, et seal midagi väga... Okei, selles mõttes true, jah, selles mõttes Silve Ilvesel oli mingisugune kontseptsioon peas, et ta tahab, et seal on nagu see bänd laulab sellel hetkel ja kogu aeg see, et ma saan aru sellest, aga see kõik oli üks suur show. See kõik oli üks suur show ja ma kuidagi ei näinud seda soojust seal samamoodi. Minu see oli isegi mingi, kas mitte Gerdo Mölder ei pahandad, et ta ei näinud seal ka mingisugust nagu sellist armastust või mis iganes seal oli, et... Kurat, kui Gerdo Mölder ütleb midagi, siis on vaja ikka võtta ikka korra nagu step back ja mõelda, et wow, kuulge, äkki on tõsi. Nii on, aga 25. juunil pidi Kuressaarest toimuma umbes sama suur asi. Ehk siis 2001. aasta Seksika ema mehe. Kas sa juba aimatki, ma räägin? Mis aasta? 2001. Muide, 2001? Anu Saagim. Jaa, 2001. Muuseas, Anu Saagim sai samal aastal aasta Seksika ema naise. Ja siis ta oli 38. Kujutate, et Anu Saagim oli kunagi 38. Crazy. Ja et ütleme siis mees, kelle pulm oleks omal ajal võinud olla Sajandi pulm, ehk siis Eurovisiooni võitja Tanel Padari akustiline kontsert. Jah, see pidi olema seal. Aga Arensburgi butiik ja hotell ja spa tegevjuht Tyrion Nepper selgitas, et põhjus, miks Tanel Padari kontsert ära jäi, oli huvipuudus. Täiesti fucked up, ebareaalne olukord, et Venno Loosaar müüb Lõtva ürituse Tartus välja, aga Padar ei müü nii paljugi, et üldse üritus saaks toimuda. See downfall on üks kiiremaid, mida mina olen näinud. Ma ei tea, mis võiks Padarit päästa. Äkki avalik vabadus, tõendatud süüdistuste vastuvõtmine, patukaetsus või äkki lõpuks taaskord hakata tegema head muusikat. Ei tea, aga hakka või lõpuks tühistamisesse Eestis uskuma. Kui küsite, kes tühistas, siis vastus, et ise tühistas. Nägin ka seda uudist ja siis tegelikult oli nagu küll, alguses oli mõte, et isegi oli natukene nagu kahju, et pead konsa ära jätma, et oled nagu arvestanud võib-olla väikese, et sealt tuleb paar senti on ja midagi, aga ei tuleb välja, et mingi huvipuudus on. Aga nii teravalt, kui sa ka ei öelnud, et võib-olla peaks hakkama head muusikat tegema, et siis ma mõtlengi, et kui oleks olnud Tanel Padar and the Sun, siis ilmselt sükust asja juhtunud ei oleks. Aga et ma ei tea, see tema muusikali, ma saan aru, inimesel on nagu see kunstiline väljund on ikkagi ise nagu kunstiinimesena, ma saan aru, et nagu kui ma teha tahan seda, teha mida seda, ta tahab, täpselt muidugi. et siis sellega kaasavad alati riskid ja üks risk on see, et kedagi ei huvita peale sinu enda. Jah. Kuigi pilletid ja bulletid on läinud viimasel pikemaks, siis nii pikka bulletit nagu praegu tuleb, ma ei mäleta, kas on olnud, nii et olge valmis. Viimase aja suurim skandaal toimus hoopiski Helva jaanipeol, mis ei jäänud huvipuuduse tõttu ära, kuid jäi ära välja kuulutatud esimene armastatud noore lauljanna Beatrice'i poolt. Nimelt selgus ootamatult, et Beatrice, kes pidanuks Helva jaanipeol esimesena lavale astuma, tõsteti viimaseks esinejaks. Beatrice'il oli enda selgitusel sellega chill grill hula, kuid arusaadaval põhjusel andis naine korraldajale tingimuse, et enne lavale minekut makstakse kokkulepitud esinemistasu ära. Boom, I help you, you help me. Mulle tundub kaustiil. Kui aga esinemiseni oli jäänud 10 minutit ja korraldaja polnud pappi välja köhinud, läks üks Beatrice'i tantsijatest korraldajat otsima. Paludes tal backstage'i tulla, et enne esinemist kokkulepitud küsimused ära lahendada. Beatrice ise kinnitab, et tantsija pöördus korraldaja poole viisakalt ja lugupidavalt. No, siin on minu jaoks üks küsimus, et kus kohas Beatrice teab, kui rahulikult tantsija korraldajaga rääkides, kas ta käib kogu aeg tantsijal järel?
Aga olgu, jääme siis selle juurde, et tantsija oli viisakas. Edasi läks aga asi nii, et korraldaja hakkas kõrgendatul toonil tantsijannat ja Beatrice'i tiimi solvama, röökis nende peale, käskis neil lahkuda. Muuhulgas avaldas aga Beatrice, et tegu ei olnud sugugi esimese säärase juhtumisega. Ta rääkis, et on teinud Silvaga koostööd mitmeid aastaid ning selle aja jooksul on ette tulnud olukordi, kus ta on suhelnud tema ja ta tiimiga agressiivsel toonil ning käitunud viisil, mida Beatrice peab ebaprofessionaalseks. Korraldaja, meisnimega Silva Piir, näeb Elva skandaali üllatus täiesti teistmoodi ja süüdistab kogu skandaalis Beatrice'i tantsutüdrukut, kes Silva jutu järgi teda sõimas. And shit. Laias laastus läks Silval selle peale närv mustaks ja ta saatis Beatrice'i koos oma seltskonnaga sealt nahui. Vähemalt loo teine pool on mõlemal poolel sama. Aga jah, Beatrice'i kontsert jäi ära siis. Ühtepidi tahaks ju süüdistada ohvrit ja küsida, et miks sellise sitapeaga koostööd üldse teha, kuid ma ei tee seda, sest saan väga hästi aru, et väikeses Eestis tuleb hoida häid suhteid ja raha on vaja teenida. Until now. Kui ühel hetkel võib seda situatsiooni vaadata, kui lihtsalt korralda esineja poolset arusaamatust, siis Club Season in Estonia Facebooki lehele, millel on ainult Silva Piiri andmed, ilmus terve hunnik vihaseid postitusi, mis hiljem kustutati, kus Silva Piir kirjutas näiteks nii. Ärge keegi jumala eest sellised artiste nagu AG ja Beatrice kuskile tellige. Need ei huvita mitte kedagi ning nendega kaasneb vaid üks jama ja hunnik negatiivseid emotsioone ning valesid. Need pole artistid, vaid üks hunnik sitta! Okei, võiks öelda, et calm down, Silva. Kas mitte probleem ei olnud tema jutu järgi alguses Beatrice'i tantsijannas? Miks sa neid hunnikuks sitaks nimetad siis AG-d ja Beatrice'i? Aga see on veel kõik. Club Season in Estonia jätkas. Ja millega võiks selle teema lõpetada on ehk see, et peaaegu kõik Eesti A-kategooria artistid on mulle varasemal ajal öelnud, et kui esineb üritusel Beatrice või veel mõni artist, kes samamoodi laulda ei oska, siis nemad lavale ei tule. Nimesid ma ei nimeta, kuid olen nende nii nimetatud ärarääkimiseks kulutanud päevi, et nad nõusse saada ja anda noortele võimalus. Eks see meid siis nüüd karistas. Kurepalu suvepeol Beatrice'i pole, muutsime line-upi 10 korda tugevamaks ning laval astub teiste seas ka Marju Länik, häid pühi. Nüüd vahet ka oma mõtetega, et tegelikult enne kui Beatrice'i käest küsida, miks ta sitapäega koostööd teeb, siis palju olulisem oleks küsida Silvo käest, et miks ta nii sittasid artiste siis nagu Beatrice 5 aastat järjest esinejana kasutab ja hiljem sotsiaalmeedias rusikatega vehib, noori artiste sõimab. Et hetkel, selle põhjal, mida ma olen lugenud ja näinud, ei jää mul muud üle kui liituda #team Beatrice'iga ja seda puhtalt käitumisega peale intsidenti. Not cool, Silvo. Not cool, aga showbiz is a nasty bees. Ma just, lihtsalt edaspidiseks teadmiseks ka kõikidele sittadele produtsentidele, et kui teie avalik lugu muutub niimoodi, siis on ilmselge, et teie olete süüdi, te räägite ennast sisse, kui ütlete, et ei, kõigepealt, et see tantsutüdruk üldse tuli ja see oli ülbe ja mida iganes on ju. Ja siis pärast meedias on nagu see, et nad ongi kõik sitad, siis on nagu see, et okei, aga milles siis tegelikult probleem oli? Ja lõppkokkuvõttes tegelikult on nagu see ka, et kui oleksid normaalne, toimiv, funktsionaalse ajuga produtsent, siis on niimoodi, et kui sinu juurde tuleb see tantsutüdruk ja see tantsutüdruk on ilgelt ebaviisakas, siis on see koht, kus kohas sul on nagu okei, chill, siis läheb Beatrice'i juurde, räägib Beatrice'iga asjad ära, maksad rahad ära ja siis ütled, by the way, su see tantsija on nagu veits fucking bitch, on ju, et võib-olla nagu calm her down or something. Sellepärast, et sinu diil ei ole selle tantsutüdrukuga, sinu diil on Beatrice'iga. Et ühesõnaga seal on nagu ka juba omaette käärid nagu sees tegelikult, aga jaa, ei, selles mõttes täpselt samamoodi kuulan loo ära ja nii kui teine pool teeb väga selgelt statement'is annab mõista, et tegelikult mina olen see sitapea, siis on okei, selge, siis davai. Just, aga Elvas 27 kilomeetri kaugusel Tartus Ema ja Kaarsilla juures toimus pühapäeval 28.06 meeleavaldus Eesti ja Rootsi vahelise vanglarendilepingu vastu, kus kõnega esinenud Sandra Laur ütles, et rootslased andsid meile lihapallid ja pipi, aga ma prügi hoidku eemale. Aga olen siis mina samal päeval pool tundi varem Tartu Raekoja platsil lähedal, koos Marge Pärnitsaga laadal meie laste raamatuid müümas, Helminet ja Mustikaomasid, kui ühel hetkel kõnnibki minu eest mööda Sandra Laur, koos oma pikkakasvu boyfriendiga. Noored tundusid olevat armunud ja täpselt meie telgist möödudes vaatasid teineteise silma, naerisid ja siis panid mõnuga ila.
mul oli lahe nagu, et vabas ja rõõmsas olekus noorpoliitik, mitte nagu tavaliselt work mode on, full rasked teemad on ja shit. Ei teadnud ma siis, et nii muretult musitades liigutigi meeleavaldusele Rootsi vange prügiks kutsuma. Nagu tegu on erakordse kohanemisvõimega poliitikuga, kes suudab vahetada rolle ja õrnast musutajast kiirelt agressiivseks poliitiks muutuda. Erakordne talent. Hiljem sama paar möödus taaskord meie telgist, nüüd teisele poole, olles taas armastuse moodi end ümber lülitunud, ei vähendanud prügid vähemalt nende armastust. No tore, see on Andresel musivalve on üleval, see on hea. Ma ei tea, see on võib-olla natuke pikem diskussioon oleks see küll, aga nagu, et küsimus on nagu selles, et kas teiste inimeste inimprügiks kutsumine on nagu okei? Ja ma vaatan, et somes threadsis on ka ikkagi inimesed, kui ei suuda kokku leppida, kas on prügi või ei ole prügi. Et see on nüüd see koht, kus kohas mina inimesena leian seda, et see on siuke, ma ei tea, ma väldiks dehumaniseerivaid sõnavõtte üldse sellisel kujul. Aga see on kõik, mis ma ütlen, ma arvan. Ja ma võtan ühe bulleti veel ja siis ühe bulleti ma jätan lõpubulletiks. Jätkame poliitikaradadel. Hiljuti vahetas taaskord nime õnnetu erakonnake nimega Vaba Erakond. Uus nimi on Eesti Rahvusliberaalid, Vaba Erakond. Erakonna juhi Märt Meesaku arvates võiks see nimi olla arusaadavam nii valijatele kui ka võimalikele uutele erakonna liikmetele. Meile neile, kes ei mäleta, siis Vaba Erakond muutis enda nimega 2 aastat tagasi. Siis tuldi välja geniaalse nimega Vaba Erakond, aru pähe. See kõik kõlab nagu fucking halb nali. Vaba Erakond, lõpetage ära. Võtke aru pähe, saage aru, et probleem ei ole nimes ja te võite seda vahetada kas või iga aasta, nobody fucking cares, pange oma putka kinni, tegelege millegagi tegelemaga, Jesus, Bartholomew Christ. Üldiselt olen nõus. Ma nägin isegi ERR-is oli eile uudis, ma nägin, seal all tikkeris nagu oli, et Vaba Erakond, kuidas oli, et proovib uuesti või et midagi sellist, kuid ei pruugi osaleda valimistel ja siis mul oli küsimus, mida nad siis teevad nagu, what the fuck? See artikkel, kus ma nagu selle võtsin, oli ka nagu tühi, et ma nagu täitsa nagu mõtlesin, et huvitav, miks ERR üldse sellise nagu intervjuu tegi selle Märdiga nagu, et mitte midagi. Märtidega ongi nii. Vahetasite nime, tore, tuli välja, et see nimi ka vahetati aasta aega tagasi ära, et siis nüüd alles räägiti, et how sad is that, vaata. See kõlab veits nagu siuke EKRE kind of, et EKRE Eesti rahvas konservatiivid, et muidu inimesed ei saa aru. Ei, probleem ei ole selles, kõik saavad aru, kes Vaba Erakond on. Või tähendab, keegi ei saa aru, mis Vaba Erakond on. Aitäh teile! Suur tänu Andresele nende bulletite eest ja ühtlasi ka suur tänu selle saate sponsorile, kelleks või milleks on Astel Energy. Täpsemalt siis nende sponsoreeritud oleme nende Astel börsipistiku poolt. Nimelt, kui oled börsipaketi peal ja mõtled seda, et ma pean nüüd minema lülitama selle veepoileri välja, siis kuule mees, chill, sa ei pea seal käima kogu aeg selle boileri juures. Tegelikult on niimoodi, et ostad Astel pistiku, võtad karbist välja, ta lihtsalt töötab juba, paned seina ja rahumajas. Ühesõnaga see pistik teeb niimoodi, et ta võtab odavamad ajad sul energia tarbimiseks ja siis sina ei pea enam käima seal boileri juures seda sisse või välja lülitamas või ma ei tea, mis veel, mõni külmkapp äkki. Sügav külma järgi võid ju täpselt samamoodi panna. Näiteks, kui sa ostad siukse toota nagu Astel pistik 412, siis see tähendab seda, et 12 tunni jooksul töötab ta 4 tundi, võtab need 4 kõige odavamat tundi, kus elekter on kõige odavam ja töötab siis. Ja täpselt samamoodi panete nende seadmete järgi, mida ei ole vaja tihti sisse välja lülitada, näiteks elektriboiler, kus sa kasutad siis, kui sa pesemas käid. Üldiselt käivad inimesed pesemas hommikul ja õhtul. Ja mainisin ka siin sügavkülmikuid, aga nüüd ma saan aru, mõni inimene küsib, aga Märt, kui palju ma säästa saan sellega? Siis Astel Energy kodulehelt on tehtud selline arvutus, kus öeldakse, et kuule, kui sul on 2 kilovatine boiler, siis aastas sa võid säästa umbes 500 eurot. Ja ma ei tea, ma ei kavatse seda siit sponsorblokist mitte kunagi välja lõigata, kui sa säästad aastas 500 eurot, siis Andy, palju see 10 aastaga on?
5000 eurot. No näed. Pistik ise maksab 220 eurot, seda sellepärast, et see on põhimõtteliselt, kuna ta kasutab, siis ta ei ühendu teil internetti, vaid Internet of Things, niisugune IoT võrk, et siis selle võrgutasude maksate nagu kinni juba ette. On olemas järelmaksu võimalus, aga kui see hind on liiga krõbe teie jaoks, kasutage siis e-maailma e-poes, link on all olemas, sellist sooduskoodi nagu võhkarid ja hind on klõksti 80 eurot odavam. See teeb siis 140 eurot ja võimalus säästa. See on üks kohvi Statoilist. Okei, aga ühesõnaga täpselt samamoodi võtke järelmaks ja te säästate siis juba 6 rohkem, kui on teie järelmaks. Nii et kasud on selles anyway. Aitäh, Astel Pistik. Jaa, ma olin selle peale mõtlesin, kus ütlesid mulle, et Andres ja musivalve ütlesid. Musivalve, jah? See oli väga cute. Aga räägi meile musitajatest veel. Ma mõtlen musivalve, musivalvet saab võtta 2 moodi. Et siuke, mida teeb Andreas. Musi, nii armas. Ja siis on musivalve, mida teeb härra Vooglaid. Täiesti vääritu käitumine. Midagi sellist. Nii see on. Aga musitamisest rääkides tõesti ilmus üks vahva AI plakat ja üks vahva üritus, mis on kogunud nii palju tuure, et ilmselt ka nagu toimib. Plakati peal on ilusasti kirjas sõida koos, ole uhke, hetero, uhke, koos. Võta ratas, võta lipp, tule paraadile. Heteroparaad. Mootorrataste paraad. Just nimelt siis mootorrataste, sellepärast, et kuna AI-ga tehtud plakat, siis mootorratastega, seal ei ole 2 R-i, vaid on üks mootorratastega. 4.07.2026, algus kell 12, koguneme Võru Rannaka parklas kell 12.00, sõidame koos, seisame koos, oleme uhked. Ja event on siis selline eventi kirjeldus ka, et Heteroparaad 2026 on mootorratturite ühissõit, mille siin on õigesti kirjutatud mootorratturite. Siin on õigesti, jah. Mille eesmärk on väljendada uhkust heteroseksuaalsuse traditsioonilise perekonna ning mehe ja naise vahelise armastuse üle. See on päev neile, kes soovivad avalikult näidata, et ka heteroseksuaalsus on loomulik osa ühiskonnas ning väärib samamoodi austust, tunnustust ja nähtavust. Okei, ma loen selle kõik läbi ja siis lähme. Usume, et iga inimene väärib lugupidamist sõltumata oma veendumustest või orientatsioonist. Nõus. Samal ajal leiame, et heteroseksuaalsust ei peaks käsitlema iseenesest mõistetavana või väheolulisena. Ka heterodel on õigus olla uhked oma identiteedi, suhete ja perekondlike väärtuste üle ning seda rahumeelselt väljendada. Paraad ühendab inimesi, kes hindavad traditsioonilisi väärtusi, vastastikust austust, vabadust ja kogukonnatunnet. Mootorrattad sümboliseerivad vabadust, ühtekuuluvust ja julgust seista selle eest, millesse usud. Ootame osalema kõiki, kes soovivad toetada heteroseksuaalsuse austamist, tugevaid perekondlikke sidemeid ning õigust oma väärtusi rahumeelselt väljendada. Tähendab, selles mõttes minu esmane tähelepanek selle üritusega oli kohe see, et kui on aastaid on somes pidevalt inisetud selle üle, kui on järjekordne geiparaad, siis piisab sellest, et kui tuleb selline event, siis keegi nagu ironiseerib, et nüüd nad teevad paraadi. Ja siis on kogu kommentaarium, vähemalt Twitteris oli täis vihaseid neid heteromehi, et mis siis nüüd ei sobi? Ja siis on nagu see, et nagu kuulge, et teie käite ka kogu kommentaariumis ja seal ironiseerite ja nüüd kui on nagu teie suunas sama, siis on kohe perse valus või? Mis nagu toimub? Et see oli nagu mega lapsik, et nagu take it, own it, ma ei tea, tehke ära oma kuradi oma paraad. Küll aga mina ei saa nagu sellest päris täpselt aru, ilmselt on korraldaja kõva matomees ise, kes ei ole suuteline nagu paremat kimmikut välja mõtlema kui see, et kui korraldatakse nagu mingisugust LGBT paraadi, siis see on LGBT paraad. Aga siin on nüüd, et on mootorratturite kokkusaamine, mille nimi on heteroparaad. Ja ma ei saa nagu sellest aru. Et nagu miks on vaja nüüd nagu see siduda. Ma saan aru, ta on öeldud, see tähendab sümboliseerib vabadust. Jah, sure, okei, aga
aga miks on mingi motomeest asi peab olema? Don't get me wrong, tehke, jumala suva. Aga lihtsalt kontseptuaalne ülesehitus tekitab küsimusi. Jaa, minu mõte seda nähes oli kohe niimoodi, et väga lahe. Muidugi tehke heteroparaat, sellepärast, et aastaid, kui on LGBT mingisugune paraadivärk olnud, aastaid räägitakse. Ei, no aga meil küll mingid heteroparaadi ei ole. Aga nüüd on. Nii. Et siis nüüd on nagu selles mõttes, nagu, et jumala aus tegelikult ju. Et nüüd enam see väide siis ei päde ju, kui öeldakse, et ei, me küll ei käi, ei lehvita lippu. Hey! You are doing it, they are doing it, everybody doing it. Kõigil on õigus pidada oma paraadi. Selles mõttes, et jumala fine. Nagu päriselt ka. See tundub naljakas, see tundub tobe, absoluutselt, sellepärast, et nagu öeldakse, et kui ütleb, ei küll heteroparaadi ei ole, siis nagu ma ei mäleta, kes ei kirjutas, et ma ei tea, mine õlle Sumberile, palun, sul on see heteroparaat tegelikult seal juba üritus on olemas, on ju. Aga et jumala eest, tehke. Aga see on hale ja see on nagu veider ja ma täitsa huviga tahaks näha, kes need vennad sinna kohale lähevad, et selles mõttes, et tegelikult väga huvita, aga lihtsalt nagu, et mis seal mõttes nagu on, ma olen nüüd heteroparaadile, et siis nagu, kas motomees on just see nagu see, tema nüüd on läheb või oma nahksete pükstega või nagu, mis sellega on, aga okei, tavai. Et selles mõttes, et absoluutselt ma olen ka, et see lause, et usume, et iga inimene väärib lugupidamist sõltumata veendumusest või orientatsioonist. Jah! Täpselt sama ju selles mõttes Pride'i asjadega, et selles mõttes, et te olete õigel teel. Te lihtsalt kuidagi, jah, aga te olete õigel teel, absoluutselt. Ja meil on see iga kord, kui te nagu kurjustate selle üle, et on kuskil homoparaadiks, siis mõelge, et usume, et iga inimene väärib lugupidamist sõltumata veendumist või orientatsioonist. Absoluutselt. Palun, get wild, get crazy, minge pange oma heteroparaad moto ratastega, pange nagu segased, nagu pange hullu. Jah, aga ma lihtsalt ütlen ruttu selle kõrval ära. Seal on nagu see oht küll, nii-öelda nagu LGBT paraadide vastastele on seal hästi suur oht. On see, et kõige targem asi, mida nad oleks üldse saanud teha, on mitte korraldada heteroparaadi. Sellepärast, et seal on hunnikus probleeme, mis võivad esile kerkida. Esimene probleem on kohe see, et ta räägib siin sellest, et rahumeelne väljendus on ju. Kui sellel üritusel on üks ainus lipp, mis on kuidagi LGBT vastane või sõimab, siis meil on kohe see, et näed, aga heteroparaadil ei osata rahumeelselt ennast väljendada. Näed, see on esimene probleem. Teine asi, millegipärast LGBT paraadidel on alati see, et seal tegeletakse mingisuguste kohutavate nilbustega, on ju. See on alati väga suur etteheide ja alati kõige parem tõestus selle näitamiseks on näidata pilte, mis ei ole tehtud Eesti Pride paraadilt, vaid alati kuskilt mujalt. Siis God forbid, et seal mõni naisterahvas mõne mehe nõudmisel tõmbab tissid paljaks, sest et siis meil on näed, aga heteroparaadil oli ka. Seal tõmmati ka tissid paljaks, kas see on okei või? Aga ta ei mõtte selle peale, see tüüp ei mõtte selle peale. See on lihtsalt see jube lahe mõte, et teeme heteroparaadi, miks meil ei ole, me võime ka. Ja ta ei mõtte nagu nende asjade peale, mis võib nagu seal valesti minna, mis tähendab tegelikult, see on väga hea, kui seal läheb väga palju asju valesti. Ja siis veel teine asi. Me ei tohi alahinnata seda, kui võimas relv on nagu LGBT paraadide poolt see heteroparaad. Sellepärast, et tegelikult, nagu sa ütlesid, kui nüüd on see, et meil küll mingid heteroparaade ei ole, siis te pidasite. Teil oli heteroparaad. Ja kui edaspidi ei ole, siis on küsimus, aga teil oli, tehke veel. Et nüüd on olemas ajaloos väga selge viide sellele, et aga teil oli heteroparaad. Te olete pidanud heteroparaadi. Ära valeta. Te olete pidanud. Teil nagu oli. Ja nüüd on kõige suurem asi ongi nagu see, et mida väiksem, see on ka asi, mida ma ei jõua ära oodata. Kui see paraad osutub hästi väikeseks, ütleme natukene läbikukkunud, nagu läbikukkunud ürituseks. Ja kusjuures see on nüüd see koht, kus mina tunnen, et kuna selle üle on niisugune kerge sõda nagu lahti läinud, et siis on nagu, sellel on nagu potentsiaali olla suurem üritus, kui ta võib-olla oleks alguses olnud. Aga kui see kukub läbi see üritus, seal on vähe inimesi, siis üritatakse seda vaiba alla pühkida. Et kui keegi ütleb, aga teil oli heteroparaad, mis see oli mingi motomeeste mingisugune, et nad üritavad täiega sellisel juhul hakata seda üritust devalveerima. See on mingi heteroparaad, see oli mingisugune see asi. Aga kui see õnnestub ja see on suur ja seal on rohkem rahvamassi, siis seda suurem on võimalus, et seal läheb midagi valesti, midagi läheb halvasti.
ja asi, mis saab veel valesti minna, seal on üleskutse nagu sellele, et hei, et heterod väärivad ka austust, mis tähendab, et sinna võivad LGBT inimesed ka kohale minna. Sest LGBT inimene leiab seda, et tema seksuaalsus väärib mingisugust austust ja mingit respekti samamoodi nagu heteroseksuaalsed suhted. Mis tähendab seda, et sinna võib ka vikerkaarelipuga kohale minna. Tegelikult. Et toetame heterosid täpselt samamoodi. Ja seal võib minna konfliktiks. Ja siis on küsimus, oota, aga ma sain aru, et teil oli vaja rahumeelset. Ühesõnaga, selle ürituse korraldaja on seadnud absoluutse miini oma enda inimestele. Et kukkuda läbi ja jätta ja lihtsalt tõestada seda, et näed, et sellepärast heteroparaade polegi. Ja teine asi on see, ma ei tea, minu arust LGBT liikumine ei ehi ennast riigi sümboolikaga, aga millegi pärast siin on kõik sinimustvalge ja see on minu arvates väga imelik. Ja, 3 mõtet veel siit, mis ma olen endale üles märkinud, on see, et mootorrattad sümboliseerivad vabadust, et okei, jälle, jumala lahe, et kas LGBT ka nagu ei tahaks olla vaba igasugustest eelarvamustest ja elada täpselt nii, nagu tema tahab, et jälle mingisugune ühispunkt, nagu see, kõik soovivad vabadust, aga mingil põhjusel siis nagu hakatakse karjuma, kui Pride'id kuskil on, et nagu väga lahe. Ja siis kus oligi, et okei, las see olla. Aga teine asi ka, iseenesest mõistetavana siis heteroseksuaalsust ei peaks käsitlema. Jälle, minul on sulle küsimus, et kas nad tegelikult kas nad nagu ise ei pea seda iseenesest mõistetavaks või? Absoluutselt. Heteroseksuaalsust. Et see ju ka ei lähe tegelikult sellega kokku, mida mina olen aru saan, mida nagu arvatakse. Et iseenesest mõistetavalt me võiksime ju kõik olla nagu heterod enda arvates. Mina ise nagu imestan kõige rohkem seda, et ja ma kohe jõuan ka oma selle ühe kahtlustuseni, sest et mul on psühhoos. Aga põhimõte on nagu selles, et kui lugeda seda esimest lõiku, et soovivad avalikult näidata, et ka heteroseksuaalsus on loomulik osa ühiskonnast ja kõigest sellest. Ja siis ma mõtlen nagu seda lugedes nagu selle peale, oh my god, te olete nii lähedal, et aru saada, miks Pride paraadi tehakse. Te olete nii lähedal sellele, et sellest tegelikult aru saada. Et nagu see on see, mida nagu need inimesed tunnevad. Ja see on see, miks nad seda paraadi teevad. Te olete nii lähedal, sest te teete nüüd ise seda paraadi. Ja kui te hakkate tegema seda paraadi korda mööda siin ja te ei saa aru, siis on ikka väga kurb olukord. Aga minu kahtlus on nagu see, et mis on üldiselt hea soovitus, et kui inimene teeb plakati AI-ga, siis on tõenäoliselt ka see tekst tehtud AI-ga. Aga ma usun, et ta ikka käis üle, nagu inimesed võiks nagu käia need tekstid üle, aga siis kui AI-ga on tehtud. Ja see tekst, miks ma arvan, et see on AI-ga, on see, et ta on nii, kuidas ma ütlen, poliitkorrektne ja rahumeelne. Ja vastuolusid täis. Aga uued uudised olid üsna rahul sellega ja tegi sellest omakorda AI plakati. Olen uhke, et olen hetero. Väga lahe. Sama. Oleksin uhke, kui ma oleksin gei, et põhimõtteliselt võiks öelda, et armastage iseennast. Aga olgu. On aeg lasta taas konservatiivne sõna ja arvamus valla. Näitena võib tuua tsiklirahva kavandatav heteroparaadi. Sellised üritused ei pea ega tohigi olla agressiivsed, nagu on homoparaadid. Okei. Cool. Mehed ja naised lihtsalt kogunevad kokku ja näitavad mingis kontekstis, et hindavad just vastassoo seltsi ning traditsioonilist peret. Mis kuradi lause see on? Korra loen uuesti. Mehed ja naised lihtsalt kogunevad kokku ja näitavad mingis kontekstis, et hindavad just vastassoo seltsi ning traditsioonilist peret. No mingis kontekstis peab näitama. Et nagu esiteks, kui ma tahan nagu väga tõsiselt sellesse suhtuda, siis on nagu see, et kallid inimesed, et meie hulgas on olemas LGBTQIA+ inimesi, kes konkreetselt, kes väga respekteerivad ja väga hindavad traditsioonilist peret. Väga. Ise mitte olles traditsioonilises peres. Et nagu millegi pärast eeldatakse, et kui keegi leiab, et kurat, ma vist olen queer, siis ta nagu käib raudlatiga nagu heteroperesid peksmas nagu. Et nagu see asi ei ole üldse nagu niimoodi. Aga ma ei tea. Vihkan neid heterosid. Mõema ei saa. Fucking värdja.
aga ma tahaks küll teada jah, et ei tohi olla agressiivsed, nagu on homoparaadid. Nüüd see on see koht, kus Andres küsiks, et kas sa käid homoparaadidel, et sa tead, kui agressiivsed need on. Aga nagu ma ei tea, me tuletaks meelde, et homoparaadid meil siin Eestis neid agressiivseks nimetada on küll nagu veider. Ja kui keegi viskab kusagil ühte homoseksuaali paraadil kiviga ja siis see selle kivi tagasi viskab viskaja suunas, siis kumb on agressiivne? Noh, ma ei tea. Kivi tagasi viskaja. Ikka jah. Et, ma ei tea, ega mega veider. Täiega homo loobib kiviga mind tagasi. Teine võimalus on korraldada perepäevi peredele, kus on isa, ema ja lapsed. Ma nagu ütleks selle kohta, aga palun. Saate seda kogu aeg teha. Pange hullu. Need on kogu aeg. Need oli Tartus. Aga saaks teha, noh. Täiega lahe. Pange hullu. Mis see nagu häda on nagu? Ma ei tea, jah, tere küll. See on nagu see, et põhimõtteliselt kogu see kisa on nagu selle üle, et põhimõtteliselt nagu see mina ei saa mina ei saa hakkama ürituste korraldamisega, homod saavad, I'm mad, nagu kõik. Jumala eest, jumala õige, aga korralda üritus, noh. Jumala lahe, aga nüüd läheb see asi mõnes eriti lahedaks. Sinna saab kaasata ka lastega üksikvanemad, arvestusega, et nemadki on alustanud ikkagi päris perena. Jälle dokument kaasa, üksikvanem läheb, ema läheb oma 6 lapsega, vaata sinna. Mees on jälle jalga lasnud ja ei taha alimenti maksta, läheb ka sinna perepeole. Kuidas ma tean, et te olete traditsioonilise perena alustanud? Ma ei tea, lastel on isa, mõnikord abielus. Aga kuidas? Või siis vanavanemad lastega, aga eelduseks on see, et hetkel poolikud pered on esimese sammu teinud mehe ja naise armastusest. Kuidas sa tõestad seda esiteks? See on nagu... Ja selles mõttes on brand artikkel, et mõtled, et kurat, see on nii debiilne, et nagu siin on täiesti arulagedaid statemente, kes selle kirjutas? Uued uudised on alle kirjutatud. Selge, keegi ei tea. Nad ei anna välja, kes neid rumalusi kirjutab. Nad ei anna välja, kes see vaimupuudega debiiliks selle kirjutusest. Aga see on vaata huvitav, et nad ikka annavad teada, et kui on nagu traditsioonilise perepäev, siis nagu mitte traditsiooniline pere ei ole üldse teretulnud. Et nagu ongi, et see nii-öelda ema siis oma 6 lapsega, et kui ta ei suuda tõestada, et need lapsed on saadud traditsioonilisel viisil või ma ei tea, mis see tähendabki nagu. Vaata, aga siin on nüüd, me jõuame sellise ideoloogilise konfliktini veel tänases saates, aga ma lihtsalt tahaks nagu tõstatada selle küsimus, et nagu see, et mis asi on traditsiooniline pere, eks see on ka nagu natukene niisugune ujuv termin. Sellepärast, et ma tean vähemalt ühte kiilakat meest, kes ilmselt ütleks, et ei ole traditsiooniline pere see, kui on naine, mees, lapsed ja mees on kodune ja naine käib tööl. Et siis tegelikult, kui te tahate nagu sellistel üritustel käia, siis on vaja kõik oma panga väljavõtted enne saata, et pileti müügis on, ühesõnaga, need võtavad tööle mitu audiitorit, kes nagu teevad korraliku auditi igale inimesel, kes tahavad üritusele tulla, et teha selgeks, kas tegelikult sobib või ei sobi. Ja siis mina leian seda, et oleks kõige parem võib-olla kuskil käevarrele nähtava koha peale kõikidele nendel, kes tulevad, siis nad saavad endale lasta tatoveerida mingisuguse järjekorra numbri siia. Ja siis selle numbri pealt, täiesti perses, mis referents, siis selle numbriga siis ongi, edaspidi nad alati teavad, nad näitavad seda numbrit ja siis saavad ilusasti üritusele sisse. Valedetektor. Kas sa oled pöderist? Ei. Ka minema oma lastega. Aga üks variant on see, et ütleme, et ma läksin oma naisega lahku. Mul on 2 last jäänud minuga. Mu naine on kurikael, ta jooksis minema ja maksa mulle alimente ka. Ma kusutasin kõik pildid oma naisega ära. Mul on pildid ainult oma sõpradega ja oma lastega ja mõnikord on sõbrad ja lapsed koos pildi peal. Homopaar lastega. Ja. Aga hea küll, see ongi nii loll, et ärme anname sellele rohkem tähelepanu. Anname ikka. Aga vähemused, jutumärkides, on liiga kaua laamendanud meie avalikus ruumis, mis kuulub tegelikult rahvale. Avalik ruum kes on selle maa ammustel aegadel asustanud, aegonnast taas näidata, et kuulub rahvale, kes on selle maa ammustel aegadel asustatud. Mul tekkis kohe küsimus, et kas see kuidagi on nagu, kas see on kuidagi vihakõne? See ei ole vihakõne, see on mingisugune, oota. Vähemused on liiga kaua laamendanud avalikus ruumis, mis kuulub tegelikult rahvale, kes on selle maa ammustel aegadel asustanud.
et siis inimesed, kes nende vähemused on, et nemad siis on siin sisse tungijad ja need ei tohiks siin üldse laamendada või? Põhimõtteliselt see on nagu, ühesõnaga siin on nagu see väide, et rahvale, kes on selle maa ammustel aegadel asustanud, ühesõnaga okei, aga tähendab, meie regiooni ei ole asustanud eestlased, nagu eestlusest ei olnud siis halli peeru lõhna ka mitte, kui see maatükk siin asustati. Et nagu see on mingisugune täiesti arusaamatu asi. Et what do you mean? Rahvused on siia ikkagi aja jooksul nagu tekkinud. Rahvus on asi, mis ikkagi nagu tekib. Et okei, ma suudan isegi, see mõte on võib-olla see, et ikkagi põliseestlane on ikkagi siia, Eesti on nagu asustanud. Põliseestlased on siia nagu tulnud ja nüüd on statement on ilmselt selles, et põliseestlane ei saa olla vähemus. Mis tähendab, et kui sa oled põliseestlane, siis sa ei saa olla gei. Okei. See on täiesti loogika vaba. Et sina ei näe siin nagu nii-öelda vihakõnet või? See haiseb nagu kivisildniku jutt, ütlen ausalt. See haiseb nagu kivisildniku artikkel, sest et see on lihtsalt nagu täiesti persest, nagu lihtsalt inimene võtab kogu oma loogika, mis tal on, viskab selle õue ja siis hakkab kirjutama. Aga ärge lootke riigile, võimupoliitika sellist üleskutset ei toeta, vaid hakkab kindlasti kaikaid kodaratesse loopima, et perepäeval peaksid olema ka homopered, laulupeol peab lehvima värvilipp ja talupäeval eurolipp, saadame nad maakeeli pikalt. Seda saavad teha eestlased ise, meie perekonnad, kogukonnad, sõpruskonnad, tehkem suvi taas Eestimaa suveks. Make Estonian summer great again, sest et praegu meil ei ole Eestimaa suvi. See, mis meil siin toimunud on 3 päeva või 4 päeva, peaaegu 30 kraadi, see ei ole Eestimaa suvi, see on mingi vikerkaare suvi. Kas sa saad ka aru, nii nagu mina saan aru, et ta põhimõtteliselt artikli alguses ütleb, et me peaks ka tegema selliseid üritusi ja selliseid perekonnaüritusi ja siis ütleb seda, et tegelikult nüüd teie peaks tegema, kallis lugeja, et nagu sina peaks tegema. Et nagu meie ei hakka, sest et meid võib-olla seostatakse kuidagi riigiga ja me ei hakka. Et see on ikkagi vana hea. On vaja teha keegi teine võiks teha. Väga tubli. Kuigi see on uued uudised EKRE ikkagi selles mõttes tublisti teevad 24. veebruar alati ühe suure toreda homopeadega või heteropea. Tegelikult võiks heteroparaad olla tegelikult tolle asja nimi. Jah. Ma olen nõus. Ja, aga räägi mulle ilusast Eesti suvest, ole põi. Ilus Eesti suvi on, tasub nentida, et on kuum ja siis on ka muid asju, mis on võib-olla kuumad. Näiteks paraku ei möödunud jaanipühad kõigi jaoks turvaliselt. Sotsiaalkindlustusameti Facebooki postitus on see muuseas. Et lähisuhte vägivallaga seotud väljakutsete arv suurenes. Perioodil 19-23 juuni registreerisid politseinikud ligi 210 lähisuhte vägivalla juhtumit, mida rohkem kui mullu. Märkimist väärib ka see, et 46 juhul oli lähisuhte vägivalla ohvriks või tunnistajaks laps. Huvitav, palju seal neid homoperekondi oli? Vot seda statistikat ei saa teha, sellepärast, et siis hakatakse kohe rääkima, et kõik on kinni maksud ja vale. 24. juunil lisandus sellele statistikale veel ligi 65 lähisuhte vägivalla juhtumit, kus 8 juhul oli lähisuhtevägivalla ohvriks või tunnistajaks laps. 275 siis nagu lähisuhte vägivalla juhtumit on need, millest anti teada. Mõelge nüüd selle peale. Me räägime siin 275 siis nagu juhtumist. Kui palju on neid, kui ei anta teada? Kindlasti on mingisugune eeldatav protsent, et või tähendab, ma tahaks arvata, et on kuidagi läbi mingi kalkulatsiooni saadud, et et mitu protsent, et umbes mitu siis oli kokku, nagu tegelikult. Aga mina arvan, et 1000. Aga võib-olla vana hea see 20-80 loogika või? Et võib-olla kokku 20% meestest saavad 100% naistest? Ei, 20-80 on see, et tavaliselt need protsendid on niimoodi, et kuna on circa 200 lähisuhte vägivalla juhtumit, siis see tähendab seda, et see on 20%. Ehk siis võib-olla ongi 1000. Aga see oli spekulatsioon. Ja
ma ei tea, ma arvan, ma loen ikka sellega ette, sest et see on oluline osa. Kust saada abi ja tuge? Kui sina või keegi sinu lähedastest on kogenud vägivalda, ka vaimset, siis sa ei pea jääma üksi. Ohvri abist saad nõu ja tuge edasiste sammude oma õiguste ja võimaluste kohta ning vajadusel ka abi asutustega suhtlemisel. Ohvriabi kriisitelefon on 116 006, see on tasuta number, ööpäevaringne ja anonüümne. 116 006, ohvriabi kriisitelefon, kui sa oled meie väike kuulaja ja tunned muret. Siis ohvriabiga ühenduse võtmiseks ei pea olema sul politsei menetlust ega kriminaalasja, soovi korral saad anonüümselt pöörduda. Kui hing on raske või kui sul on vaja kellegagi rääkida, siis on abiks ohvriabi emotsionaalse toe telefon numbril 116 123, mis on iga päev tasuta kella 10 kella 12-ni. Väga armas, 116 123, kui sul on vaja kellegagi rääkida. Ja kui sa ei soovi telefoni teel vestelda, võid kirjutada veebivestlusesse aadressil www.palunabi.ee. Aga oluline number ka meelde tuletada, hädaolukorras helista hädaabi numbril 112. Nii, aga lastest rääkides, kui me saime teada, et siis 54 last oli lähisuhte vägivalla ohver, siis siin jaanipäeval, siis Ida-Viru judotreener sai süüdistuse laste seksuaalses väärkohtamises. Nii et jätkame lastega. Möödunud aasta, nii, sa oled kuidagi väga lähedal mul praegu näoga. Väga mõnus. Mul meeldis seda. Ma ütlesin sulle, et sa oled väga lähedal mul praegu näoga, et ma tundsin ennast väga lähedal sinuga. Jaa, mul tahtsid kass toast välja. Sa ei lase kassi toast välja või? Lasin, just lasin. Palatu laim! Aus. Igatahes möödunud, nüüd enam ei ole naljakas. Möödunud aasta detsembris teatas politsei, et on kinni pidanud 55-aastast Ida-Virumaa mehe, keda kahtlustati lapsega sugulise iseloomuga teo toimepanemises. Jälle fucking pedokeisne. Tegemist on Kohtla-Järve spordiklubi Afina ja Kohtla-Järve Kalevi spordiseltsi judotreeneri Sergei Sergejeviga. Juba detsembris taotles prokuratuur ka Sergejevi vahistamist, kuid kohus ei rahuldanud taotlust. Mis kõige naljakam on selle hirmsa loo juures on see, et nagu loodus on mänginud vingerpussi ja tema vanemad juba vihkasid teda väiksena. Meie perega nimi on Sergejev. Mis me sul nimeks paneme? No paneme Sergei Sergejev. Nagu the fuck nagu. Prokuratuur on täna... Kui me eksi, siis see on venelastel kind of thing. No jaa, aga praegu see kõlas nagu kuidagi eriti totralt. Aga vahet ei ole, ma arvan, et see ei ole süüdi selles, mis temast sai. Prokuratuur on tänaseks esitanud Sergei Sergejevile, see on nagu mingi multika nimi, süüdistuse, et ta pani laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu usaldust. Klassik. Lapse puhul kasutas treeneri süüdistuse kohaselt ära kannatanud seisundit, millest ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Jesus fucking Christ. Süüdistuse kohaselt lõi mees teadlikult olukordi, kus jäi spordikeskuses, laagris kui ka võistluste majutusasutustes lastega kahekesi. Seejärel pani Sergejev nende suhtes toime seksuaalse iseloomuga tegusid, kuritarvitas oma treenerina saavutatud mõjuvõimu usaldust. Treeneri noorim kannatanu on prokuratuuri teatel alla 10 aastane, kelle puhul kasutas mees ära seda, et laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Võt selline fucked up pedokeis jälle. Väga hea, et see jälle jõudis selles mõttes kuhugile ja Sergei Sergejev saab karistada. Aga I'm sorry for the kids. Aga lähme edasi siit tagasi poliitikasse. Siis meil on võhher, me räägime poliitikust ja huudest. Poliitikast. Jah. Et Mart Helme Facebooki leht on üks kõva kuradi, ma ei tea, source of entertainment, väga tore. Ühesõnaga, Mart Helme Facebooki leht ütleb: Eestis käib pikemat aega pimesikumäng nimega Eesti otsib presidenti. Iga päev küsitakse, kellest küll võiks saada Eesti uus president. Pakutakse kandidaate, kellest meie avalikust pole kuulnudki. Eestis on ainult üks ametlik presidendikandidaat ja see on Mart Helme. See on Mart Helme Facebooki leht. Ja see on läbiv probleem, et ta räägib iseendast kolmandas isikus. Nüüd selles mõttes, palun vabandust, fuck my pussy, mida iganes, aga nagu kallid inimesed, kui see on sinu Facebooki leht ja sa räägid endast kolmandas isikus, see on veider ja ma saan aru. Välja arvatud, kui see on huumoriga.
Sest ma olen bulletites teadlikult teinud vahepeal nalja, et armastavad lastekirjalik Andres Jääger. Jah, absoluutselt, ma saan sellest aru. Aga kui see on niisugune tõsine asi, siis ma saan aru, lehte haldab keegi teine. Siis ikkagi oleks äge ja mis kõige olulisem, personaalsem ja lugejale vastuvõtlikum, kui ta räägiks ikkagi mina vormis, aga okei. Eestis on ainult üks ametlik presidendikandidaat ja see olen mina, Mart Helme. Palju parem, palju isiklikum. See on isiklikum. Mina isegi soovitaks päris niimoodi kirjutada, aga sellegi poolest mitte kolmandas. Mis sa soovitaksid? Mina soovitaksin kirjutada, et kellest avalikkus pole kuulnudki ja siis kuidagi läheneda niimoodi, et annan siinkohal teada, et minu nimi on olnud korduvalt nendes küsimust või nagu nendes küsitlustes ja protsent on nii ja nii kõrge ja seega annan teada, et mina kindlasti kandideerin presidendiks, et olla Eesti rahva teie ma president. ei ole sinuga selles mõttes nõus, et sa räägid praegu nagu Reformierakonna nagu nõunik, vaata, aga kui sa oled nagu EKRE-st, sa ei saa niimoodi läheneda asjale, sa pead kirjutama niimoodi. On ainult üks presidendikandidaat ja see olen mina, Mart Helme, et ära unusta ära nüüd nagu, mis erakonnaga me räägime, selline see kultuse värk, vaata. Jah, ja natuke peab rääkima nagu lolliga. Tead, ma arvan, et sul on õigus. Mais tellitud küsitluste järgi, mille viis läbi Ühiskonnauuringute Instituut, on Mart Helme toetus 10%. Kõige populaarsem kandidaat oli Alar Karis. Tema aga teatas jaanipäeval, et ta presidendiks ei kandideeri. Teised välja pakutud nimed jäävad kõik Mart Helme selja taha. Nii, tõesti, president Alar Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et ta ei kandideeri teiseks ametiajaks. See otsus ei sündinud täna ega kuu aega tagasi ega isegi mitte paar aastat tagasi. Küsimus oli alati selles, millal see otsus avalikuks teha, et ta ei segaks igapäevatööd, ütles Karis. Ta märkis, et otsustas mitte kandideerida isiklikel põhjustel. Kindlasti üks põhjus on ka see, et kui ma ametisse astusin, siis ma lubasin oma perele, et üks ametiaeg. Küll on hästi palju olnud, põhimõtteliselt igas poliitika saates räägitakse sellest Karise teemast, et miks ja kus ja kas see vastab tõele, et ta nüüd ikkagi selle pärast ei kandideeri, vaata, et arvatakse seda, et kuna tal ei ole nagu toetust saata Riigikogu sees, et siis mida ta nagu hakkab tegema. Aga huvitav fakt on selle asja juures see, et Alar Karis on olnud väga nagu suurtes kohtades boss. No mis iganes, ta on peadirektor, järgmine kohas boss ja ta igal pool olnud üks ametiaeg. Jah. Et see on tema stiil, et see on nagu päris hea tegelikult, see on üks põhjus, miks ma nagu usun seda tegelikult, et ta nagu võttiski planeeris seda nagu ühekordse üritusena. Ja. Küll aga ma nagu ajan korra pilli lõhki. Mart Helme postituses on kirjas, et ta teatas jaanipäeval, et ta ei kandideeri presidendiks. Kas Mart Helme on nüüd see inimene või kes iganes selle postituse kirjutus on nüüd see inimene, kes ei tee vahet jaanilaupäeval ja jaanipäeval või? Aus. Sest et kui ta ütles seda võidupüha paraadil, siis võidupüha paraad on 23. ju. Ja jaanipäev on 24. Hakkasin kohe mõtlema, et kas jaanipäev 25. ei ole, 24 on laupäev äkki või? Aga vahet ei ole. Ühesõnaga Mart Helme on nagu sama asi, mis mu lastel on nagu sama asi, mis mu lastel, kes ei saanud aru, et mis asi on jaanipäev, aga miks täna lõket tehakse, täna ei ole ju jaanipäev ja siis on vaja seletada, et on jaanilaupäev. Aga ma oleks sama vea teinud selles mõttes, et kui ma oleks Mart Helme lehe see olnud. Aga nagu ma ütlesin, see on pillilõhk ajamine ja see ei oma tegelikult tähtsust, vabandust. Ja ometi suudab Delfi arvamustoimetuse juhataja Erik Moora võimalikes presidendikandidaatides kokku klopsida loo, milles Mart Helmet poole lausegagi pole mainitud. Lugejatel on omakorda loo lõpus pandud küsitluse formaat, keda toetad sina presidendina? Nunnu. Nii saab homme teha uue loo, rahvas toetab ülekaalukalt just teda, teate küll, keda tal nimeks Nipitiri. Mis nali see on? Kaljulaid? Nipitiri. Mis nali see on? Ei tea. Ma praegu ei jammusta läbi, siis ma olen tainas. Martin ja Mart Helme on sageli rääkinud, et Eestis tegutsevad lapsajakirjanikud. Lapsed peaksid aga mingil hetkel täiskasvanuks ometi saama, suureks kasvama. Jah, soovitan seda pojale ka.
Tundub aga, et Delfi arvamustoimetuses on ära söödud peotäis Pipi Pikksuka võlupille ja siiralt juurde soovitud väike väänik anna asu, et ma suureks eal ei kasu. Okei, mida iganes. Ma toon sulle, arva ära, mis on ühist Sandra Lauri kõnel ja Mart Helme postitusel? Issand. Mõlemad on väga kõrgele tõstnud Pipi Pikksuka. On ne? Jah, Sandra Lauri ütles ka, et nad on toonud meile, rootsed on toonud meile Pipi Pikksuka, ja nüüd toovad oma inimprügi. Ma oleks võib-olla lisanud üle Ace of Base'i ka siin. Issand, Ace of Base, true. Aga naljakas on nagu see, et tegelikult Erik Moora artiklit, kui nagu võtta, et siis mul on jätkuvalt see probleem, et kui sa nagu, aga ma saan aru, neil on vaja see populismi võte, et kuna sa oled nii tugevalt Delfi vastu, siis kõige parem viis, kuidas mingi asja vastu töötada, on hoolitseda sellest, et inimesed ei läheks Delfit üldse lugema, so don't even fucking talk about it. Aga teine asi on see, et Erik Moora ikkagi läheneb presidendikandidaatidele, kellel on šanss tegelikult ka presidendiks saada, mis on asi, mida Mart Helmel ei ole, sest et meil ei vali rahvas presidenti. Rahva tahe ei ole siin oluline ja ei peagi olema. Meie valime ikkagi ju parlamenti ja parlament valib presidenti. Sa räägid seda intervjuud, kus Varro Vooglaid, kes küsiti, et kes võiks olla järgmine president ja tema ütles, et tema isegi ei hääleta, et selle poolt, mitte kellegi poolt, et tema arvates võiks olla rahva poolt valitud president. Muide. See on huvitav põhimõttekindlus, et nagu ühest küljest mul on nagu see, et mis oleks äge asi, mida teha, oleks võtta selline seisukoht, et ta teeb näiteks oma Facebooki lehel küsitluse. Ja seal on küsitlus, kelle poolt te tahate, et ma hääletan, sellepärast, et sellisel juhul ta täidab konkreetselt oma valija soovi. Ja pangu sinna ka, jäta hääletamata. Võib-olla tuleb tal nagu kasuks, et vahet ei ole. Et põhimõte on selles, et rahvas on andnud talle mandaadi, ta on oma mandaadis vaba. Aga kuna ta aega flirdib nagu mingisuguse imperatiivse mandaadiga natukene, siis aga tee küsitlus ja täida nii, nagu küsitlus ütleb. Ja pärast, ma ei tea, postita sedel ka, kui tahad nagu. See on nii nästi tegelikult. Mõtle, kui ta teeb seda, ta ei tee seda, sest ta on tõesti ta on väga põhimõttekindel. Et kui ta teeks, siis rahvas valib sellise kandidaadi, keda ta päriselt ei kannata. Jep. Ja siis ta peab nagu tegema seda. No jah, aga teisalt... Ta ei ole nõus EKRE-segi minema, et kellegi pilli järgi mängida. Aga tal on ultimate weapon, millest ta vist ise aru ei saa. Mis on see, kui ta teeb küsitluse, siis näiteks mina ei saa minna küsitlusel vastama, sellepärast, et ta ei luba igal inimesel kommenteerida. Need, kellel on luba kommenteerida. Isegi kui tema inimesed valivad kellegi, kes selle vastu minna, see võib ka juhtuda. Mingi isiklik konflikt või midagi. Nojah, aga siis ta saab teha seda, et jätab sedeli tühjaks ja kütib, et hääletasin. Ta saab vähemalt, ühesõnaga, minu point on selles, Varrol on rohkem kasu juba selles, kui polli üles paneb. Hääletan tema poolt. Ja siis ütleb, ma tahan kinni pidada sellest põhimõttest, et hääletamised on salajas, et seega ma sedelit ei näita, kuid ma kinnitan, et ma hääletasin selle poolt, kes nagu selle polli võitis. Nagu Varrol on oma jälgetele megalihtne valetada. Nagu megalihtne. Et Varrole siiski soe soovitus, päriselt, aga tee poll, saad kohe feimi ja sulli. Et aga ma tahtsingi sinna jõuda, et ta on põhimõttekindel, aga iseenesest ta ei tohiks unustada seda, et ta on saanud rahvalt mandaadi ja selle mandaadi täitmiseks ta ikkagi võiks ju hääletada, on ju, aga kui ta leiab, et ta ei taha, nagu ma ütlesin, ta mandaadis vaba, ära siis hääleta. Aga tagasi jälle, et Erik Moora lihtsalt on nii-öelda käinud välja need ideed, kellel on šanss saada. Mart Helmel antud hetkel tal ei ole võimaluski saada presidendiks. Mart Helmel on mingisugune unistus, et temast saab Eesti Vabariigi president, praegu kõik viitab sellele, et seda lihtsalt ei juhtu. Ja siis jälle küsimus, kes tegi, ise tegime. Jep. Aga rääkides Varro Vooglaiust täiesti juhuslikult 24. juunil kirjutas ta Facebooki. On vaieldamatu tõsi, et Reformierakonna juhtimisel on Eesti riigivõlg kasvatatud kiires tempos rekordkõrgele tasemele. 5 aastaga on kasv olnud rohkem kui 2-kordne. Samas peavad poliitilised oponendid oma kriitikat esitades olema ausameelsed ja tunnistama ka ise tehtud.
vaieldamatu fakt on see, et riigivõla kiire kasvu algatas Keskerakonna, EKRE, Isamaa osalusel tegutsenud Jüri Ratase teine valitsus. Kas sa saad aru? Ta kirjutaski nii. Ehk ka toona kahekordistati riigi võlga ja seejuures mitte 5, vaid 2 aastaga. Kui aga Mart Helme ütleb, et EKRE osalusel tegutsenud valitsuse võetud suured võlad on juba tagasi makstud, väga tõsine väide, mida on varem esitatud korduvalt ja mis sai kõlama pandud ka viimases Räägime asjast saates, see oleks kohane anda lähem selgitus, millised valitsemissektori võlad, millises mahus, millal ja millise instrumendi kaudu on reaalselt tagastatud. Kokkuvõttes on oluline, et teisi kritiseerides peab olema ka valmis ise peeglisse vaatama ja oma vigu tunnistama. Aus. Vastasel juhul süveneb arusaam, et mängitakse lihtsalt parteipoliitilist mängu, mis eeldab alati oma vigade absoluutset eitamist ja teiste vigade maksimaalset rõhutamist probleemide tegelikku sisu ja põhjuseid adresseerimata. No võt siis. Vahi, kus lops. Pani nii, et on pandud tegelikult. Et selles mõttes, et naljakas on, aga sa oled olnud fraktsioonis EKRE-ga ja nagu EKRE modus operandi on oma vigade absoluutne eitamine kogu aeg. Aga selles mõttes üleskutse on tore. Ma olen suhteliselt kindel selles, et neid võlgasid millises mahus ja millal, millise instrumendi kaudu on tagastatud. Ma millegipärast eeldan, et seda on nagu väga raske teha. Ma arvan, et see on võimatu. Aga selles mõttes see üleskutse on nagu tore ja mulle tundub natukene üllatav ja veider, et Varro otsustas, kas on 24. või? Ongi jah? 24. Et jaanipäeval. Mitte laupäeval, jaanipäeval. Et jaanipäeval selle asemel, et teha või nagu ühesõnaga, tähendab, mina ütlen sulle, Varro, millal sa pead tööd tegema, on ju. Aga nagu jaanipäeval postitada ja lihtsalt EKRE-l sisuliselt kannaga pähe anda. Et siis tekibki küsimus, et EKRE-st nagu välja on arvatud, on ju, siis on nagu mängitud seal sellist, mitte kui sellel tasemel nagu Jaak Madisson kuradi esimeses stuudios mõned tunnid enne seda, kui ta erakonnast välja astus, mitte sellisel teemal, aga kuidagi nagu, meil olid, et jah, et soovin Varrole head teed ja meil on ta olnud väga hea partner ja samal ajal Varro on mulle heideti ette usalduse puudumist. Ja siis on nagu see, et okei, seal on võib-olla natukene suurem konflikti, siis nüüd siukene asi, et millest me peame aru saama, on see, et kui neil oli enne mingisugune sild, siis peale seda postitust, seda silda enam ei ole. Et nagu see sild on põletatud. EKRE ei saa kandideerida, EKRE nimekirjas Varro enam ei kandideeri. Nagu mitte mingil juhul, välistatud, täiesti välistatud. Et nii palju siis Varro Vooglaiu sellest kuradi parlamendi kuradi showst, mis ta seal teinud on. Et ainus viis tal edaspidi saada parlamenti on vist midagi muud kui teha oma enda erakond, mida ta ilmselt ei tee. Või isiku mandaat, aga see ei ole väga suurt kasu selle üksinda seal. Ja I would argue, et isegi isiku mandaadiga on tal raske sisse saada. Aga tundub, et oma tööd ta teeb nagu nüüd praegu hästi ja äkki on tema see inimene, kes on võimeline EKRE sekti liikmeid mõtlema panna, kuna Varro on hästi austusväärne inimene nagu olnud. Et seal on see pluss tõesti, et ta võib nagu õgvendada võib-olla seda usaldust EKRE vastu. Eks alati see asi niimoodi on, et kui keegi lööb sektist nagu lahti, siis sounded bad, sorry. Aga kui keegi nagu sektist lööb lahku, et keegi läheb kaasa, garanteeritud. Aga me ei tohi unustada seda, et nagu sektid on ka hästi tugeval kaitsepositsioonil kohe, kui keegi ära läheb, ütleb, et siin on halvasti. Sest et siis on kohe nagu ei, mis asja. Et selles mõttes, et... Kas sa julgevad Varro vastu nagu midagi nagu öelda? Ma ei ole kuulnud seda. No me kohe ju tegelikult räägime sellest. Ja, aga üldiselt ma mõtlen nagu kuskil päris ladvikus, mitte kommentaariumis, et nagu, et ma ei kuule seda. Et ikkagi... Et Varrol on nii kuradi, selles, et ma ei taha Varrot tõsta kõrgele, aga ma natukene teen seda, aga ta oli juba enne tegija, kui ta EKRE-sse astus. Või selles mõttes, et ta EKRE-ga mestis oli. Jah, ta käis EKRE jutupunkte ja vahest mõnikord oli nõus, vahepeal ei olnud, aga üldiselt ta oli juba enne tegija, täpselt, et teda ei tehtud seal, kui nagu Jaak Madissoni EKRE võib öelda, et näed, Jaak Madisson, meie tegime sinu, eks ole. Siis Varro kohta neid saa seda öelda.
nad ei saa seda öelda, jah. Seal on teatud avenüüd, mida kasutada, et noh, et tänu meile ta sai riigiaparaadi juurde ja kõike seda, mis on tõsi. Aga jah, selles mõttes küll, et minul on olnud pikka aega see hüpotees ka, et Varro põhiline probleem EKRE-ga on see, et ta ei saa teha juhtivaid otsuseid. Ta ei saa olla esimees, ta ei saa olla see ja ta ikkagi tahab oma selle Zunfti juht olla, mis on nagu väga selge minu jaoks, vähemalt niimoodi mulle jääb mulje on ju. Et siis eraldi teha on nagu parem, küll aga tema terav mõnevõrra siis nagu kriitika, mis ta on öelnud, et ühiskonna elus kaasalöömiseks ei ole vaja parteistuda, et ma arvan, et ta sellest peab kinni, ma arvan, et ta oma parteid vist ikkagi päris tegema ei hakka, eriti võttes arvesse seda, et meil on konservatiivse valija puhul oleks see 4. erakond, ERK on ka veel alles, on ju, aga ERK on sisuliselt minemas. Vabaerakond on ka ares. No see, nad ütlesid, liberaalid can't go there, aga et põhimõttes see põhimõtteline probleem on ikkagi, et nagu konservatiivide hääled siis rebitakse nagu 3. Et noh, see on selline huvitav olukord küll. Aga EKRE jaoks on ka tegelikult hästi huvitav olukord, just sama nagu sa ütlesid, vaata, sest varem ei olnud ju Keskerakond nii konservatiivne, kui nagu nüüd on, või vähemalt niimoodi nad ennast esitavad. Et nüüd on, et see 3 rebimine on nagu päris korralikult, on ju. Muidugi seal on see vahe, et neid hääli, mida jagada, oli ka vähem, aga praegu on neid hääli, mida jagada on ka rohkem, et selles mõttes võib-olla EKRE ei kaotagi väga palju oma häältest, lihtsalt teised saavad väga palju juurde neid konservatiivseid hääli. Aga lähme siis edasi, jõuamegi konfliktini ka, et see Varro postitus, mis on üsna EKRE kriitiline tegelikult, sellele alla kirjutas Malle Pärn ja Malle Pärna vastus, olgu mis ta on, see, mis on minu arust tõeline pärl on see, mis vastu tuleb Varrolt, aga Malle Pärn kirjutab, no ei saa hoida oma näppe EKRE-st eemal. Ikka prooviga lammutada, mis lammutada annab, eks ju. Kas see parandab nende noha selge lööjate haavatud eneseuhkust? Tahavad, et ikka refid ja sotsid oleks võimul, et jätkaksime samas vaimus. Ja Varro vastus sellele on minu jaoks täiesti kuulpähena, nagu heas mõttes. Lihtsalt, milleks selline hüsteerilisus, Malle? Käitud nagu sekti liige, kes ärritub isegi kriitilise küsimuste tõstatamise peale. Holy shit. See ei ole veel kogu vastus, aga lihtsalt see on see koht, kus on vaja pausta ja öelda, jaa, me oleme, Võhkarid on rääkinud Malle Pärnast kui fanaatilisest nagu sellisest sekti kuulujast juba reaalsed aastaid. Aitäh, Varro! Jõudsid ka nagu samasse punkti, kus meie oleme. Nii. Milleks? Kui Mart ütleb, et EKRE osalusel tegutsenud valitsuse võetud miljarditesse ulatuvad võlad on tagasi makstud, siis tuleks lihtsalt näidata, millele, kuidas need võlad tagasi maksti. Kui aga need võlad pole tagasi makstud, siis tuleks lihtsalt tunnistada, et vastupidine väide ei vasta tõele. Ongi kõik sisulist ja tõde taotlevad arutelu ei peagi kartma ega suretama. Et Varro teeb siin seda väga ilusat retoorilist sellist kuidagi, siin on näha, kuidas ma ütlen, sellist retoorilist hellust, et tegu on ikkagi teise konservatiiviga. Et ta ei ütle siin kuidagi, nagu ta vahest ütleb, et ma ei tea, et tänud ühe ainsa lausega tegite selgeks, milline inimene te olete. Või et see asi on aga see sekti asi nagu oli see, just see lause oli nagu kõige nagu... Ja, see on ikkagi, aga ülejäänud on niisugune hell ikkagi. Ja Malle Pärna vastus on see, et tasuks ka ise kaaluda seda mõtet. Kokkuvõttes on oluline teisi kritiseerides peab olema valmis ka ise peeglisse vaatama, oma vigu tunnistama. Ja kasutad juba liberastide taktikat, et kriitiline märkus on hüsteerilisus ja kriitika on sektiliige. Sa ise ütled, et ei tea, aga kahtlusi külvad ikka. Ja siin on näha seda, et nagu konkreetselt nagu selle konflikti sees tuleb täiega võtta Varro pool. Sest et Malle Pärn ei ole suuteline nagu... See Varro point oli väga hea. Kui tehakse selline väide, siis oleks hea, kui seda suudetaks tõestada. Ja Malle Pärn on pandud positsiooni, kus kohast ta peab kaitsma seda seisukohta, et ei, kui me ütleme, siis järelikult on tõsi. Ja see on nii tobe olukord, kuhu ennast panna.
et nagu palun vabandust, aga siin on nagu, et noh, ise kaaluda seda mõtet, okei, aga mida Varro peaks praegu siis tõestama? Või mis dokumendid nüüd Varro peaks kaasa panema? No Varro ei oleks tohtinud seda postitust teha, that's it, kõik. Jep. Ja siin Varro vastab, et Malle, sina ikka tulid minu postitus kommenteerima, mitte vastupidi. Ja kui ma osutan, et Mart esitab tõsistes küsimustes eneseõigustuslikult, tõele mitte vastavaid väiteid, aga sina hakkad minu väite ümberlükkamise asemel süüdistama mind EKRE lammutamises, siis paraku kõlab see tõesti hüsteeriliselt. Kui minu otsus ei vasta tõele, siis näita ära, kuidas. Kui see aga vastab tõele, siis miks ärritud? Lihtsalt mõtle sellele, vastust ma ei oota. Sa arvad, kas ta mõtles või? Kas Malle mõtles selle peale? Ma ei usu. Kuri edasi. Ei, ma ei usu. Sest põhimõtteliselt Malle on alati olnud perekond Helme vankumatu kaitsja. Kui homme ja aga samas ta on kutsunud Varro Vooglaidu ainukeseks inimeseks, kes presidendiks sobiks üldse. Ja hästi tugevalt on seda öelnud. Jah, ilmselt ta nüüd mõtles ümber. Nüüd on Mart Helme. Õigus, et nüüd on Mart Helme. Nüüd on Mart Helme. No võt, sellised vahvad lood. Karm värk. Kuule, mis sa arvad, äkki ma teen selle bulleti praegu vahele siia, see on kuidagi tõsiseks läks? Tee üks lõbus bullet. Jõuame siis ringiga tagasi Nõmmikute pulma juurde. 100. pidu sai küll läbi, kuid mitte skandaalid. Ehk siis Taevaskoja külavanem Ahti Pleive rääkis Kroonikale, et päev pärast Silvia Ilves Nõmmiku uhket pulma tabas kohalike külajanike suures Taevaskojas ebameeldiv üllatus. Nimelt leidsid nad tseremooniapaiga lähistelt maast konfette. Samuti leiti ümbruskonnast hobuse fekaali, sest hobused on ju tuntud sitturid. Nõmmikute pulmakorraldajate sõnul polnud aga konfette nende tseremoonial vapsee kasutatud. NB, see ei olnud tsitaat. Aga hobused pulmas olid, aga tavaliselt vastutab selle pasa eest ka ikkagi teenusepakkuja. Ka see ei olnud tsitaat. Loomulikult ei kannata Silvia ebaõiglust ja tegi selle hirmse valeinfo kohta Facebooki postituse. Süüdistas Kroonikat laimus. Kroonikal anti aega kella 12 vabandada, aga Kroonika seda of course ei teinud. Silvia lubas asja juriidiliseks ajada ja oli õnnelik, et pulmad makstakse kinni. Isiklikult usun, et see on täiesti mõttetu teema, millega tegeleda ja et noorpaar võiks nüüd hoo maha tõmmata ja nautida teineteist. Fuck meedia selle koha pealt. Et jah, seal oli selline lugu, et tehti siis nagu artikkel selle Ahti Pleive süüdistuste kohta ja siis Õhtuleht ka jagas seda artiklit, aga Õhtuleht oli selle artikli maha võtnud, vist vähemalt nii mulle tundus Silvia positsusest, et nagu Silvia nagu palve peale, aga Kroonika ei olnud ja siis ongi andised Kroonikale, et kui ta maha ei võta, siis Kroonika artikkel oli veel eile ka üleval, nii et veel nagu paar päeva hiljem, eks ole. Et see on nagu hästi huvitav, et nüüd tõmbleb sellega ja see on ka, vaata, mäletad, kui ta ütles, et ma enam ei jaga mitte midagi Marekiga, mitte midagi, on ju. Näete kõik meie suhte. 100. pulm, on ju. Siis tuleb fucking või 100. pidu. Siis kuradi nädala hiljem tuleb Katri Lust 100. pulm saatega, vaata. Türa te jagate ju praegu nagu selles mõttes nagu see jätku. Ma ütlesin ka, et see elu sees ei lõppe see jagamine, eks ole. Ja siis olid nad kuskil mesinädalatel, seal olid pilte, on ju. Nüüd ta kavatseb siis nii-öelda vist juriidiliseks ajada siis selle Kroonika asja nagu, millega sa vittu tegeled, et nüüd on teine küsimus selle, kas nagu Silvia nagu keeras ära, et nüüd on tal siis nagu see rahakott on nagu kõrval, et nüüd hakkame kõiki asju nagu kohtusse andma nagu mille eest või ma ei tea, mis ta teha tahab. Mille eest, sellepärast, et Kroonika tegi artikli sellest, kuidas Ahti Pleivet nagu siis andis oma nägemus sellest, mis toimus, mis võib või ei või vastata tõele. Nagu selles mõttes nagu vahet ei ole, mis see Kroonika siis nagu tegi? Just, tahtsingi jõuda selleni, et siin on et Kroonika valeinfo levitamises, aga tegelikult mida Kroonika teeb, on Kroonika levitab selle teise inimese seisukohta või nagu tema tõlgendust ja kui see tõlgendus on vale, siis sellest vastutab see inimene, mitte Kroonika. Et nagu selles mõttes, et tegelikult ma ei saa aru, mis on Kroonikaga vaja seda tülli nüüd üles kiskuda, ma ei saa sellest nagu, see täiesti absurdne. Aga okei, et siis on nii.
et ma ei tea, minul on lihtsalt see, et kes see kuradi debiilik laseb, see nagu ma saan aru, nemad konfetti ei lasknud, okei, nad ei lasknud, sure, davai, aga kes see türa laseb konfette üldse looduses nagu mingi perse, nagu see on nii loll käitumine, lõpetage ära, whoever you are. Ja teine asi on see ka, et kas ma sain õigesti aru, et see oli vist päev peale pulmi või? Et ma ei tea, võib-olla ma olen natukene nõme inimene, kui ma niimoodi arvan, aga ma tõesti arvan. Ma arvan seda, et võib-olla ümbritseva looduse ja kohal, kus kohas on pidu peetud, võib-olla see koristamise päev, et see peaks nagu järgmine päev minema vaatama, kas on koristatud, võib-olla ülejärgmine või üle-ülejärgmine. Et ikkagi pidu käib poole ööni ja siis järgmine päev tulevad koristajad peale, on ju. Et võib-olla natukene aega anda, et ma saan aru, kui sul on nädal aega möödas ja mingi pralle jäägid on kuskil kuradi põõsas, et siis on nagu päris, et aga järgmine päev ei ole minu arust ikka päris õige nagu. Aga ma tulen selle, ärme enam saate teemadega tegele, kui sulle sobib, et arutaks natuke sellest, et ma vaatasin siis selle Silve Ilvese saate ka ära loomulikult, selle Katrin Lusti sajandi pulmi, mis see oli. Ja. Ma eeldan, et sina ei ole näinud. Ei. Sa kipud mitte vaatama päris tihti tavakanaleid. No, nii on lihtsalt. Ei, tõsi. Ja ma nagu lootsin, et see on ka mingi selline nagu Urmas Eero liivi nagu dokidam, mis nagu kuidagi tõmbavad kaasa. Ja nagu, aga kahjuks Katrin Lust seda ei olnud suutnud nagu tuua ja kogu see asi, mis ta nagu jagas, oli tõesti nagu külm ja pointless ja ainult seda, kuidas Silvia kõike käis ja kamandas seal ja värki-särki. Ja siis mulle tegib nalja nagu Marek Nõmmikuse mingisuguse fake tagasihoidlikkus, nagu see, et nii kui ta kaamerat näeb, saad aru, et nagu Katrin Lust tuli oma operaatoriga sisse, eks ole, sinna mõisasse või kus kuradi persed nad elavad, on. Ja siis Marek parasjagu tantsis seal Silviaga. Saad aru, nende kodus siis nagu Mart Sander oli koos Elbetaži, mis see orkestriga oli seal. Ja siis nagu, ma tea, harjutasid vist seda pulmatantsu või teganes. Ja Katrin Lust astus sisse ja siis Marek jooksis minema sealt. Ta jooksis minema uksest välja. Okay. Et ära filmi. Siis ma nagu, türa teist tehakse praegu nagu dokumentaali või mis iganes nagu saadet. Ja Marek jookseb välja. Ära filmi. Siis seal oli üks hetk oli see, kus autos seal mingisugune asi oli, siis et Silvia jälle midagi kamandas seal, küsis jälle Marek käest, kus see on, ja siis, et kui te enam ei filmi, siis ma tulen autost välja, on. Nagu, mis asi see nagu on? Kas see on nüüd nagu siis harmooniline suhe, et nagu siis naine siis organiseerib siis mingisuguse suure mingisuguse pulma ja siis veel telesaate ja kõik mis asjad ja Marek ei taha siis nagu üldse ollagi või? Ja, no see nagu veider, eriti nagu veider oleks see nagu sisse jätta. Ma mõtlen selle peale. Mõlemad kaks asja jäeti sisse, jah. Jah, et minul on nagu see seisukoht, et on jumala okei, et inimene ei taha, et teda filmitakse. See on jumala okei. See peab olema eelnevalt kokku lepitud, see peab olema teada, sinu tulevane abikaasa peaks seda teadma, et sellega on arvestatud ja siis tuleks teha see film selle ümber. Et astume sisse, ta jookseb sealt kaadrist välja, me ei jäta sisse seda. Et ta ju ei taha. Kui me ei taha, siis me ei jäta seda sisse. Et see tundub mulle, et nad olid nõus filmi tegema ja siis Marek otsustas vist nagu selle koha peal, et ma nüüd jooksen kaadrist välja ja mingisugune asi, äkki, maybe, ei tea ju. Aga seal on ka mingi veider edevus on selle Mareki puhul on nagu, et ta nagu ostab mingeid ägedaid autosid, teeb mingeid asju, ta läheb Kuu-uurijasse oma mingi kuradi portfel käes raha nõudma, et me ei räägi siin inimesest, kes nagu ei taha nagu tähelepanu üldse saada, et nagu see tähelepanu, mis ta on nagu saanud, on ta praegu toitub sellest. Ja siis mingil hetkel, see tundus mulle kõik nii fake nagu päriselt ka. Et üldiselt see, ma arvan, et see ei olnud nagu hea saade, et see on põnev saade ja see oli üsna sellisena nagu tühi. Võt, on minu selline väikene arvamusrubriik. Ei, täitsa arusaadav. Ma olen nõus, jah. Et nii palju, kui ma kuulen sinu suust, et siis see on nagu see, et me oleme nagu piisavalt palju neid inimesi nagu sotsiaalmeedias nagu jälginud, mida nad räägivad ja mida nad ütlevad, et on nagu ilmselge nagu see, et kui me ei räägi esimest, teist, kolmandat ega neljandat, ega ilmselt ka mitte 5. korda me ei ütle ju seda või ei saa jätta mainimata, et näe, ta jälle ütleb, et ta rohkem meediaga ei jaga oma avalikku või oma isiklikku elu. Ja iga kord see jätkub. Et
see ei ole stabiilne. See on ka nagu järgmine mõte, et, nagu, et kas Silve Ilves võtab ennast nagu ohvrina või? Et ta nagu kogu aeg, ta päris tihti esitab ennast ohvrina, kuidas tal on see liiga teinud, kas talle nagu meeldib olla ohver, aga samas ta nagu tundub mulle hästi tugev naine ja siis järgmine küsimus ongi, et kas see nagu see tähelepanu saamine, et noh, ta on ise öelnud seda, et talle meeldib eputada, talle meeldib nagu kõik see tähelepanu, aga see, kuidas seda tähelepanu saada, on ka nagu kuidagi kahtlase väärtusega minu jaoks nagu. On küll, jah. On küll, ma olen nõus, et see on ikka natukene siuke või lõppkokkuvõttes jällegi, ma ütlen seda, et jumala eest vaba inimene, tee mis tahad, või tähendab, elus inimene, et tee mis tahad, pane hullu, aga lihtsalt... Aga täpselt samamoodi, kui tema teeb, mis tema tahab, siis on nagu vana hea tuntud tõde kõigil välja öelda, mida nemad arvavad sellest, mida nagu välja siis nagu näidatakse. Jep, just, et ma ei tea, natukene siuke imelik on seda kõike pealt vaadata, aga ma ei tea, loodan, et abielu on fun ja tore ja loodame, et kestab ja huvitav, kas see on ühisvara või? Ma ei usu. Aga mul on ette valmistatud veel 3 väikest asja. Nii. Viimaseks ma teen ühe teadmise meile kõigile, siis päeva mõte tuleb lõppu. Siis eelviimasena ma lasen ühe hästi väikse klipi väikeselt suurelt mõtlejalt. Ja nüüd ma teen shoutoutid ja teen väikest filmijuttu ka. Ma teen shoutouti tavakodanikust naisterahva YouTube'i videole Tõnis Sildaru ja majanduslik väärkohtlemine, et see on jälle üks asi, mida kõigil tuleks vaadata. Et see oleks võimalik jälle üks saade võib-olla, mida võiks ka võhkaritest nagu teema, mida võiks jälle võhkarist nagu jupi haaval lahti võtta, aga lihtsalt ei ole jõudnud seda nagu nii-öelda toimetada paika. Et jah, tavakodanikust naisterahva uus video YouTube'is, palun minge vaadake. Siis Andrei Zevakini videoreaktid siukese saate kohta nagu Kaunitar ja Geenius. Kas sa mäletad seda saadet? Kaunitar ja Geenius, juba tuttav tuleb ette, aga ei mäleta. Ja mina nagu, alguses nimi ka ei tuletanud meelde alles, siis mul tuli meelde, kui ma nägin seda Vladimirit ja neid ülejäänud kruud, kes seal olid, et tõesti, ma ka vaatasin seda paarkümmend aastat tagasi, aga nad olid selle kuskilt välja otsinud ja nad tegid koos Robiniga jälle nagu reakte selle kohta. Ja kui alguses mõtlesin, et see on nii huvitav, mis kuradi, ma hakkan Kaunitar ja Geenius, 20 aastat vana sitta vaatama. Ja see on väga lõbus, see on väga fun, see on väga äge tagasivaade tõesti 20 aasta tagusesse aega ja tõesti see on nagu vahva saade selles mõttes, et ja see, kuidas nad see reaktivad ka, et nagu see 3 saadet on praegu olnud, et üle pika aja vaatan Zevakini videosid nagu suure rahuloluga, ütleme niimoodi. Okay. Et ma annan ka selle soovituse siis, kui teile meeldib siukene sisu. Ja siis vaatan ka natukene filme olen vaadanud viimasel ajal, et näiteks siuke film nagu Weapons, mis on juba mõni aeg tagasi tulnud, oli suur hitt, ma nägin nüüd lõpuks ära HBO pealt, meeletult äge õudusfilm, nagu nii äge, mul nii meeldib, kui tehakse midagi uut ja kuidas seda üles ehitatud, et väike filmisoovitus selle kohta. Ma jälle eeldan, et sa ei ole näinud. Ma ei tea, millal ma viimati filmi vaatasin. Jep. Siis teine film on Mikki 17 HBO pealt, Bong Joon-ho, viimane film, tal kõige kuulsam on Parasiit olnud, siuke film, mis oli ka nagu Once in a Lifetime film, see on üliäge, aga Mikki 17, Mikki 17, saanud hästi palju kriitikat, mulle väga meeldis, väga lahe film, väga armas film ja Robert Pattinson väga siukes omapärases rollis jälle, et nagu täiega äge film. Okay. Ja siis loomulikult Obsession, mis ma käisin kinos vaatamas ja see on see ühe noore YouTuberi poolt tehtud film, mis tehti mingisuguse, ma ei tea, $700,000 ja praegu on 400 miljonit sisse toonud. Ja see, kuidas nagu noor filmitegija on teinud ühe õuduka, mis on jälle nagu täiesti teistmoodi, täiesti teine lähenemine ja täiesti võrratud näitlejatööd ja kõige naljakam on see, et ma vaatasin filmi ära, panin alguses 8 punktit nagu äge film oli, aga ma saan aru, mida see hype on, aga ma natuke nagu veel päris ei saa. Ja siis ma nagu suundusin TikToki maailma ja ma hakkasin nägema neid iganes fänn-teooriaid, vaata. Ja ma jäin nendesse kinni. Ja see film jõudis minu jaoks nagu 10 punkti filmiks peale seda, kui kõik need igased asjad olid mingid lahti seletatud, varvatud ja värgid selgis. Holy shit, oli jah, nii. Et kui ma vaatan, kujutan, et kui ma Obsessionit vaataks teist korda, siis ma oleks küll holy shit nagu, et see oli nagu päris huvitav, kuidas pärast nagu see veel film jõudis nagu veel kuidagi veel kõrgemale minu jaoks. Okay. Et see nagu aitas kaasa, et võib-olla ma tollel hetkel ei osanud mingeid asju tähele panna, kuigi ma nüüd saan tähelepanelik, aga jah, see üks näitlejanna Inde Navarrete kirjutatakse, et oi pläät, see saab kunagi Oscari, kui ta jätkab samamoodi näitlemist nagu selles filmis. Ebareaalne lihtsalt, see, kuidas ta mängib seda.
et lihtsalt soovitus, et see vist juba Google'i platvormidele tuleb ka. Sa teed filmidele väga häid reklaame, ma ütleks. Iga film on nagu kõige parem film, mis sa kunagi näinud oled. See on nali muidugi, aga ei. Ma mõtlesin just, et ma peaks... Nagu. Jaa, et ma peaks otsima IMDb-st üles kõik filmid, mille ma 10 punkti olen pannud ja tegema mingisuguse 50, mingi top 50 oma lemmikfilmid näiteks. Ja. No, ma ei hakka siin neid kõiki lahti arutama, on ju. Ma võiksin, aga see ei ole see saade. Aga et Google üles panna, et sellest ka ma kujutan, et paljudel filmhuvilistel oleks ikka huvitav nagu vaadata, mis on siis nagu mõjutanud. Ma tahaks sinu top 50 ka, aga ma arvan, et sa jälle ei tee seda mitte kunagi. Ma võib-olla eksin. Aga 50 oleks päris raske. Kas sina oled hinnanud asju? Et on sul mingisugust nagu kuskilt võtta see statistikat? Ega ei ole. Ega ei ole. Siis on raske. Siis ma kujutan, et see on mingi 10 filmi leidmine, selline on nagu paras. Ma arvan, et ma seda top 50 teeks niimoodi ka, et ma võtaks filmid ette ja siis paneks 10 tükki ära järjekorda ja siis iga filmi ma lisaks niimoodi, et okei, kus ta on, kas ta on selles filmis parem või ei ole ja siis ma niimoodi lõpuks nagu saaksin seda täis. Aga eks ta kindlasti oleks ka väga raske, et ongi, et mis on, kuidas sa võrdled Scary Movie't ja Fight Clubi tegelikult, et noh, seal võiks olla jättegi võib-olla isegi 2-3 kategooriat, vaata kuidagi, et parimad komöödiafilmid ja siis... Et jah, ma ei kujuta ette, kas mul saaks top 50-sse sisse ükski nagu paroodiafilm või midagi sellist, ilmselt nagu mitte. Et kui peaks panema lihtsalt, et tavai, top 50 filmid, siis oleks kohe error nagu see, et Scary Movie on 53. Selge, nii, järgmine. Et jah. Eks sellised asjal puhul peab ikkagi ju, igaüks lähtume sellest, kus me oma eludega oleme, kus me mingit asja oleme näinud, mis ajal, värgid, särgid. Et see aitab ka kaasa, et ega ma tean, et mul on paljusid filme, mis on nagu päriselt ei ole head, aga see, et see ei ole maailma heaks hea, ei tähenda seda, et ma ei ole seda 10 kordi vaadanud ja iga kord täie pasaga nautinud, vaata. Mul on selline film, on Eurotrip. Jep. Näed, sinu top 10 üks film on olemas, eks ole, et... Ilmselt mitte, aga ma tean... Ei, pane ikka ta 10, seepärast, kui sa oled mitmes kord seda maininud, siis ilmselge, et see on ju sulle oluline film. Et see on see üks film, et ma tean, osadel on American Pie on see film. Mul on pigem American Pie, aga nad on jah mõlemad. Ja siis mõni ütles mulle seda, et selles mõttes, et American Pie, see on ikka filmiklassika, siis selle koha peal mul oli küll, ma mõtlesin, ma situn püksi seal koha peal, ma sihukest ütlen, filmiklassika, okei. Aga Eurotrip on millegipärast ikka guilty pleasure, et kui ma seda ikka telekast näen, siis ma ikka vaatan ja siis ma ikka mõtlen selle peale, et siin on nagu... Ma kontrollin üle. Ma pakun, et Eurotrip on 2004. Ei tea, peast. Mis asja ma kirjutasin? Eurotrip kirjutasin. Ma arvan, et see on hilisem. 2008 pigem. Ma ei tea, ütle mulle. No, kui ma suudaksin oma näpukestega natukene liigutada kiiremini, siis ma saan kätte. 2004, jah? Issand, palju vanem, ma arvasin. Ja vaata, kui loogiline see on, sellepärast, et sina olid selle filmi ajal 14. Või 13. Mis tähendab, et see film jõudis sinuni sellel hetkel, kui see oli vaja jõuda. Et American Pie ei saanudki sinuni jõuda, sellepärast, et sa olid 9. Ja kui sa hiljem vaatasid, oli juba Eurotrip sul nähtud. Ja, just. Et see on hästi oluline tegelikult kõikide asjade puhul, kui me räägime mingitest, et kus me olime sellel hetkel, mis vanuses on ja näiteks, et jaa. Aga nüüd ma lasen ühe suure mõtleja poolt ühe väikese klipi. Lihtsalt tundus mulle nagu lõbus asi. Et, ma ei mäleta, mis ta nimi on. Andres Sarapuu TikTokis või mis mingi Sarapuu oli? Mingi puu oli. Kui sulle antakse nagu valida, imeda kõverat munni või sirget munni, siis munni sa imeda ikkagi. Väikene selline mõttetera, kui sulle antakse valida, kas sa imed kõverat munni või sirget munni, siis munni sa imed ikkagi. Et, suured mõtted. Mõelge selle peale. Ja kui ma nüüd, vahepeal unustan ära, et Märt Koik on näitleja. Nii. Lihtsalt ma unustan ära, sest ma rohkem teetan temaga podcasti ja ajan niisama töri-löri, et pigem nagu where the fuck is this going? Sõber on ja
aga on üks asi, mida ma ei teadnud tegelikult Märdi kohta. Ma arvan, Märt ise ka ei teadnud. Et kui me alustasime sellest, et Liisel Nelis, ehk siis veel hetkel tuntud kui Jan Uuspõllu värske elukaaslane, ütles sässisid vastuseid, siis ta ütles ka välja ühe väga kindla tõe, mida ma tõesti ei teadnud. Ta ütles seda, et kõik näitlejad on biseksuaalsed. Aitäh teile, te kuulsite Võhkarite saadet, olge mõnusad ja kohtume tavasaate kuulajatega augustis. Teistega oleme Patreonis, 2 osa tuleb ilusti juulikuus ja ka 24 juuli Võhkarite live. Head aega! Tšau!